Head inimesed, austatud kohale tulnud, alustame 81. aastapäeva lahingu tähistamist ja esimesena avasõnavõtuks palun siia Tartu filiaali Eesti Merekooli siselaevanduse õppeliini juhi Indrek Särg. Aitäh, hääd kokku tulnud, hääd Pilka lahingu mälestajad. Ma küll eeldasin, et meie kokkutulek algab hümni laulmisega. Kuidas sellega on lugu? Tuleb pärast, hea küll. Eks ma siis püüan rääkida nii, et pärast sobib veel hümni laulda. Aga jah, täna siin kõigile olge tervitatud, kes olete kokku tulnud ja on näha toredat huvi suurenemist. Mitmeid inimesi, keda möödunud aastatel ei ole kohal käinud, eriti erakondade ridadest, on nüüd siia jõudnud. Nii et loodame, et siis kui valimised möödas on, siis teie teega siia ei rohtu taas. Aga Pilka lahing oli üks lahinguid Tartu kaitsmise reas, Tartu kaitsmislahingute üks osa. Tõsi küll, ta oli selline kangelaslik, aga lõplik ja kaotusega lõppenud osa. Sest mäletatavasti 23. augustil siis hakkas suur rünnak Punaarmeel Tartu linnale. Ja kui 24. augustil veel Saksa väed püüdsid osutada vastupanu Tamsa väljadel, Elva külje all, see koht jääb minu lapsepõlvekodust siis umbes 3 kilomeetri kaugusele ja minu kodumaja seinte sees olid terve minu lapsepõlve aja veel mürsukillud sellest Tamsa tankilahingust. Siis paraku see lahing lõppes seal Saksa vägedele lüüa saamisega, võib-olla selle tõttu, et tankikrahviks kutsutud väejuht von Strahvits sai enne haavata ja ei saanud seda lahingut juhtida. Ja kahjuks juhtus nii, et Vene väed lõikasid siis lääne poolt Tartu-Tallinna maantee ära ja hõivasid ka Kärevere silla ja Tartu saatus oli sellega otsustatud. Ja 25. 26. augustil Vene väed siis vallutasid Tartu. Linn langes Punaarmee kätte. Ja Soome poistel oli küll vahva lahing Pupastveres ja siin Kärevere sillapea juures püüti vastupanu osutada. Nii-öelda need osad alad käisid siis veel käest kätte edasi-tagasi ja tõsi on ka see, et Venti ja Rebase võitlusgrupid vähemasti püüdsid teha Tartu tagasi vallatamise katseid, aga mehi oli liiga vähe ja need ei läinud korda. Aga selle 44. aasta lahingute tulemusel sai Tartu linn tegelikult väga hirmsasti kannatada. Hävisid Tartus kõigepealt teater Vanemuine, mis oli ju, eks ole, jäänud osaliseltki vähemalt terveks eelnevatel aegadel. Hävis Jaani kirik, hävis Eesti Rahva Muuseum ja Tartu Ülikool sai suuri kahjustusi, hävisid osad ülikooli varad. Aga sellega see asi siis ei piirdunud, sest nüüd tuleme selle osa juurde, miks me siin täna oleme. Siis 5. kuni 11. septembrini ületati veetõke, ületati Lämmijärv Punaarmee poolt ja toodi suured väekoondised üle Lämmijärve. Seal millegipärast vastupanu ei osutatud ja need väekoondised koos oma kahurväega tulid siia Luunja alla Emajõe äärde. Ja 17. septembril hakkas maruline tohutu võimas kahuri tulerünnak Saksa ja Eesti positsioonidele.
ja see oli nii hull, et on öeldud, et õhtuks ei pruukinud järel olla nendes kaevikutes, neid kaevikuid ei jäänud järgi ja ka neid mehi suures osas ei jäänud järgi esimesest piirikaitserügemendist, kes siis siin vastas olid, mitme tuhandest mehest jäi järele kõigest paarsada. Ja see tulelöök oli siin tookord nii võimas, et selle tagajärjel siis, kui väed ületasid Emajõe, ei olnud, sisuliselt ei olnudki neile erilist vastupanu. Nad said rahulikult liikuda Emajõe äärest siia ülespoole, siia Pilka väljadele, kus siis Soome poisid ehk siis eestlased, toonitage, need olid Eesti poisid, kes olid Soome vägedes saanud väljaõppe ja olid tulnud Eestisse tagasi kodumaad kaitsma, et kellelgi ei jääks ühe kummalise ja haridust vähe saanud poliitiku mõjul muljet, et nad oleksid võinud olla kuidagimoodi soomlased. Soome võitlejad oli siin küll ka, aga Soome poistest rääkides on tegu ikkagi Eesti poistega. Ja siin Pilka küla väljadel ebasoodsas lahingupositsioonis, sest loomulikult oleks olnud tulemuslikum lahing vastu võtta kusagil, kus on parem positsioon, kus on veetõkke olemas, kus on meie kindlustatud rajatised ja nii edasi. Aga nende ebasoodsate asjaolude tõttu siis tuli see lahing vastu võtta siin ja ka siin olid Soome poistel suured kaotused. Mitukümmend noort meest jättis oma elu siin, aga osalt siis kasutades sõjakavalust õnnestus teistel noortel poistel siiski siit sellest niisugusest võitluskohast eluga pääseda. Sellest siis räägivad ilmselt siis järgmised sõnavõtjad. Aga miks me sellest kõigest räägime ja miks kõigest sellest räägin mina, kes ma olen Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja, koolitan siin laevajuhte, õpetan neid vee peal sõitma, vett kasutama nii-öelda küll transpordiks, küll reisijate veoks ja ühtlasi ka siis veetõkkeid tunnetama, arvestama ja veetõketega arvestama ka siis maastiku kaitses. Siis nii see paraku on, et kui 44. aastal oleks suudetud paremini kaitsta veetõkke taga Lämmijärve ääres, siis ei oleks kahurid jõudnud siia Emajõe äärde. Ja kui oleks paremini suudetud kaitsta Emajõe äärt, siis ei oleks see lahing tulnud siia sellises suures ohvrite rohkes vormis vähemasti, sest siin oli selle lahingu vastuvõtmiseks tõesti Eesti poistele ebasoodne koht. Nii et see, mida me siit lahingu kohal täna mõtleme, võiks olla see, et osakem seda, mis loodus on meile andnud ja mille valdajad me praegu oleme. Osakem seda tulevikus, ka tulevastes võitlustes paremini ära kasutada. Et me ei peaks jääma lootusetusesse võitlusesse ülekaaluka vastasega niisugustel lagedatel väljadel, kus meil varjumiskohta või tuge vähe on. Tollal võitles siin Pilka väljadel ka Soome poiss nimega Raimond Viik. Täna aitab selle lahingu mälestust korraldada ja auses hoida tema poeg Raimond Viik Junior. Meenutagem ja mälestagem neid mehi, neid noori mehi, kes siin langesid ja ka neid mehi, kellel oli õnne ja tarmu siit minema saada. Aga olgem valmis ka võitluseks ja kasutagem siis oma kodumaa kõiki looduslikke võimalusi selleks, et vaenlast mis iganes juhul ja mis iganes moel tõrjuda. Ja olgem oma võitluses tulevikus edukamad,
kui meie poisid tookord olid. Mälestame ja oleme valmis nende mälestuse nimel ja nende auks edasi olema, edasi võitlema. Kui lubate, siis ma asetan ka lillekorvi sinna selle mälestusmärgi juurde. Lillekorvi toon siis admiral Juhan Pitka relvavendade ühingu, Eesti merekooli ja Tartu vabadusvõitlejate nimel. Aitäh! Tänan väga avasõnavõtu eest. Lippurid valvel. Eesti Vabariigi hümn. Ja avapalvuseks ma palun siia Püha Andrease koguduse õpetaja Tanel Leier. Kolmaino Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Head inimesed, head kamraadid, endised praegused teenistuskaaslased, daamid ja härrad. Ma väga tänan Raimondit, väga tänan kõiki neid, kes on mulle jätkuvalt andnud selle au, et ma saan igal sügisel septembris tulla ja pidada avapalvuse ja hoida palvemeeles kõik need, kes siin väljal on andnud kaljama. Valisin täna pühakirjast Pauluse kirja efeslastele ja selle 6. peatükist lähtuvalt. Kuule pühakirja nii nagu seda loeme. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnaku vastu. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taeva aluse kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil oleks seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures alake usukilp, millega võite kustutada kõik tigedad tulised nooled
ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk. See on Jumala sõna iga palve ja anumise kaudu. Palvetage igal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivuse ja eespalvetega kõigi pühade eest. Aamen. Head inimesed, nii nagu ütleb meile koguja Vanas Testamendis, kõik on tühine. See on tühisuse tühisus. Nii nagu näeme ja loeme Pauluse kirjast, siis ei ole miskit uut taeval. Kõik see, mis on olnud ja nii nagu ütleb koguja 3, Jumal otsib alati möödunu välja. Näeme, et miskit ei ole muutunud. Ikka on sõjad. Ikka on alati sõjas inimesed ja üks ühel ja teine teisel pool. Ma usun, et Paulus andis meile teada oma kirjas, et see ei ole olnud midagi uut ka nende ajal. Näeme aga ometi, et meil võrdlust sellega, mis muistsel ajal ja 2000 aastat tagasi Juudi riigis toimus, on see, mis kordub võib-olla et iga sajand või igas sõjas. Näeme seda, et ka siin ja nendel väljadel oli sugulased koos. Vennad, perest pärit mehed üks ühel, teine teisel pool. See on meie ajalugu. See on alati ajalugu, kus igale välismaalasele, kui ma räägin Eestist ja Eesti ajaloost, saan öelda seda, et eestlasel on alati olnud 2 valikut ja kumbki neist ei ole olnud hea. Me oleme alati teinud valikuid ja meil ei ole olnud helgeid hetki. Ometi aga jätkem meelde ja Paulus viitab siin, et usun, et need mehed, kes võitlesid siin, siis neil olid palved suus. Nii nagu ütleb antropoloog Eliade, et olemata sellest, kas sa tuled väga arenenud või väga primitiivsest ühiskonnas, siis surmaga silmitsi seistes on sul kõige kõrgema nimi huulil. Kaevikutes ei ole ateiste. Usun, et siin võidelnud Eesti mehed olid need, kes ikka oskasid teha palve taeva isale ja lihtne sõjamehe palve hinges, mis ütleb, et aita mind. Meie kohustus täna on aga hoida üleval seda mälestust. Hoida seda, millest Paulus räägib, et siin mehed võitlesid just nimelt sellega, et neil oli usukilp. Neil oli niuded vöötatud tõega. Neil oli issanda armust ja palves antud jõud ja ainult tahtejõud ja sealt tulnud meelekindlus oli see, millele nad läksid vastu oma saatusele. Meile olgu see ohumärk, sest näeme, et need meelevald, millega Paulus räägib, et on siin võitlemist, ei ole kuskile kadunud. Olgu meile meelde tuletuseks see, et need, kes on andnud kõik, siis need väärivad austust. Hoiame meie mälestust ja ärgem laskem sellel mitte kustuda. Sellepärast on mul täna hea meel ja juba eelkõneleja mainis ütles, et me näeme seda, et kui mõned aastad tagasi oli minul kartus, et see, kes igal aastal koguneb Pilkale, et see seltskond väheneb. Julgen mina öelda seda, et oleme hoidnud mälestust, oleme kandnud meenutust, oleme hinges olnud palvemeeles ja jään küll sügavalt lootma, et mäletame just nimelt neid vapraid Eesti mehi, kes siin olid võetatud tõega, olid usu kilbis ja olid vaimus enese, sõprade, kamraadide, pere, usu ja riigi eest. Head inimesed, jäägem täna palvesse ja palve meelde. Hea taevane isa, hoia meid halasta. Sina oled see, kes annab meile hinge ja kutsud siis, kui meil on aeg. Sina annad meelekindluse, kui oleme valikutes. Sina läbi püha vaimu suunad meid, et me valiksime alati õige ja parema suuna. Võta anna püha vaimu läbi meile jõudu, et me suudaksime hoida mälestust heast, tublist, ausast ja usust tugevast Eesti sõdurist. Ära lase meil kustuda mälestuses. Ära lase meil kustuda ideest, et kõik, mis meil on antud selgelt ja ilma eest, vaid et sinna on makstud hinda ja sinna on antud kõige kõrgem. Taevane isa, hoia meid, õnnista meie lapsi, anna meile tugevalt jõudu ja hinges püsivust, et me suudaksime edasi anda mälestused, edasi anda need lood ja need räägitud sõnad, mis siin on antud, et see leiaks särava ja õige pinnase. Sellepärast palugem nüüd kõik ühes koos tema enda õpetatud sõnadega. Meie isa,
kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma palel paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Jätkame nüüd oma mälestusüritust. Luunja vallavanem Anderson, palun. Armsad inimesed, mälestussündmusest osavõtjad. Mul on hea meel selle üle, et see üritus, see tava on nii pikka aega olnud elujõuline ja ta on seda jätkuvalt. Need mehed, kes siin võitlesid, väärivad seda igati. Eesti rahvas on väga väike. Me oleme pidanud saama osa paljudest sõdadest läbi ajaloo. Me pole ise ühtegi sõda alustanud. Eesti rahvas ei ole tahtnud kunagi kedagi vallutada. Aga me oleme sunnitud olnud osa võtma suurtest sõdadest, mis on kellegi teise poolt käima lükatud. See on olnud meie saatus. Ja nii oli ka teises maailmasõjas. Pilka lahing oli üks paljudest lahingutest. Üks sadadest ja tuhandetest, mis tolles suures sõjas peeti. Aga sõjas on iga lahing tähtis. Nii nagu ka iga mees lahinguväljal loeb. Ja need mehed tulid siia Eestisse ja Pilka külla selle mõttega, et täita oma kohust. Kohust oma maa ja rahva ees. Keegi neid ei sundinud, nad tulid vabatahtlikult ja tulid selles heas usus, et nad saavad midagi teha Eesti heaks. Kuigi olukord tol hetkel oli kindlasti juba väga paha, et mitte öelda lootusetu. Aga võitluses ei saa nii olla, et me ei usu ja me ei looda, sest siis ei saa olla ka ühtegi võitu, mitte kunagi. Ka need mehed
uskusid ja lootsid. Läks nii, nagu läks, aga sellele vaatamata. Tegelikult sõjas on küll võitjad ja kaotajad. Aga Eesti rahvas tuli sellest sõjast välja. Me kandsime väga suuri kaotusi, aga me rahvana püsisime edasi. Ja me hoidsime ka seda lootust, et ükskord saame uuesti vabaks. Ja nii ka läks, kuigi vahepeal tundus, et see lootus on nii õhkõrn ja väike ja see ei saa kunagi teoks. Aga kui see säde ikkagi jätkuvalt hõõgub tuha all, siis on see võimalus alati olemas. Ja nii on läinud ka Eesti rahvaga. Me oleme täna vabad, meil läheb täna üsna hästi ja me võiksime olla rahul, aga me ei saa kunagi olla lõplikult rahul, sest maailmas on alati nii, et on mingid ohud, on mingid riskid ja võimalused ja me peame olema selleks valmis. Ja meid innustavad seejuures need, kes on varasemalt seisnud ja suutnud seista meie Eestimaa ja rahva vabaduse eest. Ja sellepärast me peaksime alati mälestama neid, kes on midagi teinud selle heaks, selle vabaduse heaks. Ja seal hulgas ka neid, kes Pilka lahingus hukkusid. Au langenutele. Panen selle korvi Luunja valla poolt. Järgmisena palun erakond Isamaa esindaja Piret Tarto. Kallid kohalviibijad, oleme kogunenud siia Pilka lahingupaika, et avaldada austust 17. septembril 1944 Punaarmee vastu võidelnud ja langenud Soome poiste mälestusele. Sõda on alati hirmutav, kuid öeldakse, et vapper pole see, kes ei karda, vaid see, kes tegutseb hirmust hoolimata. Mõelgem ja mälestagem täna kõiki 3500 Eesti vabatahtlikku, kes läksid Soomet aitama ja võitlesid Punaarmee pealetungi vastu talvesõjas ja jätkusõjas. Kas nende otsus oli juhuslik? Kindlasti mitte. Eesti ja Soome vaheline ühtekuuluvus on kestnud sajandeid. Seda sümboliseerivat Soome silda on mainitud juba rahvuseeposes Kalevipoeg. Üks Soome silla tähiseid, Eesti vabadussõjas langenud Soome vabatahtlike monument, asub Helsingi vanas kirikupargis. Väidetavalt muutus Euroopa julgeoleku olukord 24. veebruaril 2022 dramaatiliselt. Usun, et ühelegi Soome poisile ega kellelegi teisele Isamaa vabaduse eest võidelnule poleks kogu nende elu jooksul tulnud üllatusena, et idanaaber taas sõjaliselt kedagi oma naabritest ründab. Öeldakse, et ei ole halba ilma heata. Uus julgeoleku olukord on pannud mitmeid riike tegema otsuseid, mis ei tundunud varem realistlikud. Jõudude ühendamiseks Venemaa ja tema liitlaste vastu astus Soome 2023. aastal NATOsse. Eesti ja Soome on jälle koos, võib-olla esmakordselt ajaloos, nii koos, kui üldse olla saab. Hiljuti valminud Prantsuse dokumentaalfilmis Skandinaavia uus külm sõda ütleb 52-aastane soomlane Tadu, kes on tsiviilelus tuletõrjuja, et kui peab valima, kas töötada tuletõrjes või minna sõtta, siis ta läheb sõtta.
Tema sõnul mõtleb enamik Soome mehi samamoodi. Meie vanaisad kaitsesid oma kodumaad ja vajadusel kaitseme ka meie. Soomet ei eksisteeriks enam, kui me ei järgiks vanaisade eeskuju. Tänapäeva soomlased tunnevad end taas ära talvesõja rahvana, kes nad on alati olnud. Soomlaste identiteeti saab kokku võtta ühe sõnaga – sisu, mis väljendab murdumatust, tahtejõudu ja visadust. Selle kõrvale asetame meie oma vabadussõja vaimu, kogu rahva ühtekuuluvustunde ja tegutsemise ühise eesmärgi heaks. Aidaku Soome poiste ja kõigi nende mälestus, kes võitlesid Eesti ja Soome vabaduse eest, teha ka edaspidi õigeid otsuseid ja püsida me iseseisvusel igavesti. Ma tänan teid, aidaku meid Jumal. Järgmine sõnavõtt, erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, esimees Silver Kuusik. Head daamid ja härrad, juba õige mitmendat aastat toimub siin samas iga aasta kindlal kuupäeval üks tore ja ütleme niimoodi, et Eesti rahvuse mõttes kindlasti tore ja väärt üritus ja selle ürituse hing Raimond on kindlasti see inimene, kes väärib aplausi selle eest, aga kuna ürituse formaat on teistsugune, siis ma Raimondit saan ainult omalt poolt tänada selle korraldamise ja meenutamise eest. Raimond on hea näide sellest, kuidas eestlust hoida ja eestlust kanda, kuidas ühe mehe toimetamised ja tegemised on orienteeritud mäletamisele. Ja kui me räägime sellest üritusest ja sellest, miks me siin oleme, siis küllap tuleks rääkida ka võitlusest. Alati on lihtsam istuda kui seista. Lihtsam on seista kui kõndida ja lihtsam on kõndida kui joosta. Need mehed, kes siin olid, nemad ei valinud endale lihtsamat varianti. Mul on hea meel öelda, et väga paljud minu esiisad, ehkki nad hukkusid erinevates lahingutes, nad ei valinud lihtsamat varianti. Vaadates täna Eestis ringi, mulle tundub, et me väga tihti tahame valida lihtsamat varianti. Me tahame valida alistumist ja me tahame võib-olla valida siis varianti, mida meile mujalt peale surutakse. Kui teistest riikidest antakse õpetussõnu, kuidas meie peame elama oma pereelu võib-olla, või kust me peame midagi ostma, või mida me peame parasjagu päästma, kas siis kliimat või midagi muud. Kui meil on ükskõik oma esiisade tõekspidamistest, sellest keelest ja sellest kultuurist, siis tekib küsimus, kas me päriselt oleme vabad või on see vabadus näiline. Igas sellises mõttelõngas on kindlasti osa ka selliste osa, mida me päriselt kuulda ei taha. Ma ei tahaks kuulda suhtumist, mida ma üha enam tänaval inimestega kuulen, et mis see keel ikka või hea asemel öeldakse okei või mis see Setumaa või Petseri alad, et mis sellest ikka enam rääkida, seal on nagunii venelased või mis sest Narva-tagusest enam rääkida, see on nagunii ära antud ala. See on see suhtumine, mis tegelikult väljendab seda, et Eesti riik ei ole see, mille eest kunagi need mehed võitlesid. Iga ruutmeeter maad, iga tilgake vett, iga puu Eestimaal, iga pilv Eestimaa kohal on Eestimaa. Iga inimene, olgu ta mees või naine, sant või parimas elujõus mees, on osa Eestimaast. Vabadus tähendab ka vastutust. Vastutust mäletada ja mäletada seda, mis on meie esiisad teinud. Kui meie vaikime, siis meie pojad on arad, siis nad ei mäleta midagi.
seepärast ma lõpetan oma kõne selle sama mõttega, et annaks kõige vägevam selliseid mehi, nagu Raimond rahuajal on. Et selliseid inimesi, kes mäletaksid ja annaksid edasi seda ja kannaksid seda väärtust. Eesti ajalugu on täis ilusaid, tugevaid lahinguid, mida meil on hea meenutada. Mitte allaandmist, mitte põgenemist. Mitte seda, mis on lihtsam, vaid võitlust. Ja ma tänan, daamid ja härrad, igat ühte teist, kes te olete võtnud vaevaks siia tulla, igat ühte teist, kes te räägite eestluse tähtsusest ja igat ühte teist, kes te hoiate Eesti rahvast ja Eesti keelt ja Eesti meelt ja annate seda edasi. Aitäh! Järgmine sõnavõtt ajaloolane Mauri Koskela. Head koosviibijad. Se oli mulle yllätys, että saan kutsat rääkimään. Aga suur tänu, että saan mitäkin teille öelda. Minä olen saanut työtä Suomen poistaka aastast 2008 alates. Tuolla mä ei oskanut yhtki sana eesti kieltä, aga Lions klubika käisin Tallinnas külastamas Suomen poissi Viru hotellissa. Suomen poistaka rääkisimme kyllä suomen kielessä, aga leset ja teiset nenteka oli raskem öelda, kun ei saanut aru eesti kielestä. No, nyt paar sanaa oskan eesti kieltä. Aga se koht siin, pilkkapöllut. Mäletän hästi, kui kas se oli 6-7 takaisin, kui Raul Puutma oli siinä ja vestlesin temaga. Ta ise oli ollut siinä võitlusella 30. septembril 44, kui Vene tankit ja Vene kompaniit tuli üle Emajõe. Ta ütles, että se oli ainut lakelat pöllut ja kahurigranaatit tuli peale. Ei ollut minkisukusta aukku, kuhu minna. Ainut oli ne granaatikoopat. Inimestä voi näitä soturit suojaksi, kaitseksi. Raul ütles, että tämä oli yhden yöpäivä siellä koopas. Ja kui tuli hetki tausta sieltä ylös, ta näki, että ympyrysessä oli mitukymmentä lankenut soturit. Ja ta pani kädet risti ja mä ütlesin, että mä olen elus. Kas se Jumal kaitses minut. Kui mõtleme, kui palju need
eestilaiset nuoret miehet tulit Suomeen, voitlesit Suomen rinteellä. Suomen soturitteka meillä oli sama vainlainen. Me ei tiedä, kui suur teku se oli, aga se oli suur teku. Ja me mõtleme seda alati omas sydämessä, että ne tulit vapatahtlikult Suomeen meie auks. Minä olen nyt saanut niin paljon söprusiin Eestis ja se oli 2012 detsembril, kun oli Suomenpoiste juupel Tallinnas. Kohtusin siellä näitä yhdistysjuhattajat ja vestelisin nettäkään, että kas mä saan vielä mitäkin tehdä Suomenpoiste heaksi. Harri Kask antis mulle 60 artikli Suomenpoiste menutusi, että mä voin tölkitä ne suomen kieltä. Ja niin tekin 2014, kun oli Suomenpoiste juupel. Se oli siis 8. No, nyt ei välitä sitä päivää täpselt, aga 2014 se raamat oli valmis ja se ilmus tuolla. Ja nyt on 4. raamat valmis, vaikka ei ole vielä trykitut. Suomenpoiste mälestysi, että arvan, että järgmisellä aastalla saatte näitä kätte. Aga suurtanu, että olemme jälleen siinä saanut olla teidän koos. Suur au Suomenpoistelle. Järgmisena palus sõna Eesti Leegioni sõprade klubi esindaja. Palun. Head Suomenpoiste ja Eesti Leegionäride järeltulijad. Täna siin Pilkal 17. septembril 2025. Täna 81 aastat tagasi toimusid siin Eesti kaitselahingud. Siin võitles 46. rügemendi 3. pataljon Eesti Leegionist ja Soomes kandis see nime Joiter 200 esimene pataljon. Need mehed võeti maha Soome armeest 16. augustil 1944 ja nende ärasaatmisele Eestis osales Soome kõrgem ülemjuhataja Marssal Mannerheim. Ta soovis Eesti sõjameestele, kes olid vapralt võidelnud Soome rindel, edu võitluses oma kodumaal. Ja need mehed ei saanud kuidagi sinna Soome jääda, sest Nõukogude okupandid olid tulnud Eesti rahvast orjastama, nii nagu nad olid seda teinud Vabadussõjas 1820, kui soomlased meile väga olulisel hetkel appi tulid. Nii läksid ju ka tegelikult Soome poisid juba paljud 39. aastal talvesõtta selleks, et võidelda selle sama vaenlase vastu. Soome oli demokraatlik riik 39. aastal, Soome otsustas võitluse tee. Meil teatavasti valitses Eestis autoritaarne režiim, nii nagu Lätiski, ja meie riigijuhid, vaatamata sellele, et kolonel Maasing, kes oli Eesti vastuure kõrgem juht, korduvalt nõudis mobilisatsiooni läbiviimist,
ei suudetud seda siiski teha ja ei ole õige rääkida seda küsimust, et miks me 40. aastal vastu ei hakanud, sest vastu oleks tulnud hakata mitte 40., vaid 39. aastal, nii nagu seda soomlased tegid. Siis oleks rinne olnud läbi Soome, läbi Eesti, läbi Läti võib-olla. See oleks olnud nii pikk, et Nõukogude Venemaa poleks suutnud 3 rahva vastu, kes tegelikult oli vabadussõjas 1824 löönud, üldse nendega sõdida. Aga ei läinud nii. Soomlased valisid sõjatee ja võitsid. Võitsid küll kaotuste hinnaga, kuid nad säilitasid oma iseseisvuse. Ja palju on küsitud, et mis siis sai nendest Soome poistest, kes 19. augustil koju tuli. Siia jäi neid 1600 Nõukogude okupantide poolt okupeeritud Eestisse ja 452 nendest said siis, aga nüüd mul läks vaatama siit korraks, 452 meest said pikaajalisi karistusi, kellest 82 Stalini Gulagi vangilaagrites, mida saab nimetada tegelikult holokausti vangilaagritest, hukkusid. 21 meest lasti lihtsalt kukkalaasuga maha. Läände pääses 1350 meest, aga 57 vaprat Soome poissi võitlesid relvaga käes peale 22. septembrit 44 Eestimaa metsades ja andsid metsavendadena võitluses Nõukogude okupantidega oma elu. Sellised on need andmed ja need pärinevad mu healt sõbralt, kes puhkab Manalas, Raul Kuutmalt, kes olevat ka siinsetes lahingutes 44. aastal siis osalenud kuni siis taganemise teeni Pärnuni välja. Ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on täna siia tulnud, kes seda üritust elus hoiavad, sest võitlus kunagi vaba Eesti eest ei tohi kustuda. Ja millegipärast, nagu ma siin eelpool ütlesin, siin võitles Eesti Leegioni 46. rügemendi 3. pataljon. Aga mõelge, seesama numbriga pataljon võitles ka Sinimägedes. Tavaliselt pataljonid kaotavad, kui nad jäävad isikkoosseisust tühjaks, nad likvideeritakse ja enam kunagi sellist numbrit välja ei antud. Aga see Eesti Vabariigis juba siis lõpupäevadel, mil oli ka ametis Eesti uus valitsus, mida juhtis Otto Tiiv ja mille määrajaks oli Jüri Ulots, kes oli Eesti Vabariigi täieõigusline ja seaduslik riigipea kuni oma surmani Rootsis 45. aasta jaanuaris. Määrati ikkagi seesama number tagasi. Siin on ühine võitlustee sel pataljonil nii Sinimägedes kui siin Pilka lahinguväljal. Ja need sangarid, kes on langenud ja kelle püha veri on siia sellesse maasse valatud, nende mälestus ongi meid täna siia kutsunud, et me saaksime neid mälestada. Aitäh teile veel kord, elagu Eesti Vabariik, elagu kõik need sõjamehed, kes täna Ukraina rindel võitlevad sellesama koletu bolševistliku röömmõrtsuka vastu, kelle vastu tuli Soome poistel ja ka legionääridel siis siin võidelda 17. septembril 1944. Elagu Eesti! Aitäh! Järgmine sõnavõtt Soome poiste muuseumi esindaja, palun! Head inimesed, täna meenutame siin Soome poisse, nende lahinguteid ja eriti Pilka lahingut. Me räägime Soome poiste vaprusest ja lahingu käigust ja sellest, kuidas me ei taha, et sellised lahingud korduks. Tänavu kevadel koostas Soome poiste muuseum väikese väljapaneku sellest, mida Soome poisid ise on oma lahinguteedest rääkinud. Ja täna tasuks meelde tuletada, mida ütles Pilka lahingust Soome poiss Heino Susi
oma raamatus Kojutulek. 17. septembri hommikul algas turmtuli. Küllap kõikidest torudest, mis vastasel siin lõigus olemas oli. Ning seda oli ilmselt palju, väga palju. Alguses püüdsime eraldada üksikuid laske ja lõhkemisi, aga varsti läks kõik segi. Mürsud lõhkesid vasakul ja paremal, ees ja taga. Ja siis sai selgeks, et need esimesed paar nädalat, Pupastvere ja meie maailmatu vahva pääletung ja kõik muu senine, et see kõik oli nagu sissejuhatus, et nüüd alles läheb lahti. Niisugune on idarinne, kui Punaarmee asub rünnakule. Kõigega, mis tal on. Ja see praegugi on alles sissejuhatus, ettevalmistav suurtüki tuli. Varsti tulevad jalaväe osad, üks laine teise järel. Ole siis mees ja tapa, mis jõuad, ja ära pane jooksu. Ei me teadnud maast ega taevast, kuni Pattüli juurde tormas lõõtsutav kuller ja teatas, et Vene ahelikud on siinsamas metsatukas, meist vaid paarisaja meetri kaugusel ja rühivad pataljoni komandopunkti poole. Pääjõud tankidega trügivad Luun ja Pilka maanteed mööda põhja poole. Mingit eesliini pole olemas. Hajus nagu vaht tuules, kirus Pattül. Kui venelased märkasid, et kellelgi on veel kannad maas, tõmbasid jälle jõleda turmtule peale ja kuradi täpselt ning kõigest, mis neil oli, käkkidest ja suurtükkidest ja kurat teab millest. Siis lõppes kõik nagu noaga lõigatult ning ahelikud tulid pääle jõleda urraaga. Ja meie mehed panid ka hakkama. Ning see olekski olnud meie vahva sõjasõidu lõpp. Säälsamas Pilka mõisa juures, kui nad siis ühe jutiga oleks meist läbi põrutanud. Oleks jäänud vaid sitt, veri ja lilled. Täna siin on arvatavasti meie kõikide südamesoov, et meie rahva ja riigi tulevikus jääksid sitt ja veri olemata ja oleksid lilled. Aga need lilled ei oleks mitte langenutega almudel, vaid õitseksid rahulikult meie väljadel ja et meie riik püsiks, nii nagu seda soovisid ka Soome poisid. Au neile! Ja tänase mälestusürituse viimane registreerinud Tartu linn, linnavalitsuse esindaja. Olgu nii. Nüüd on aeg võtta üles väike laul ja laulame kaasa. Teid me tervitame, Eestimaa pojad.
ilus lugu, et tahaks kohe minna, kui oleks rinne avatud. Aga asetame pärjad, alustame siis siit poolt ja lähme sujuvalt. Kustumatu mälestus vaba Eesti eest langenud soomepoistele Tartu vabadusvõitlejate poolt. Igavene mälestus Soome poistele, kes langesid meie vabaduse ja sõltumatuse eest ja Soome vabaduse ja sõltumatuse eest. Soome poisse jääb igavesti meenutama Tartu vallavalitsus. Asetan pärja Erakond Eesti Rahvuslased Konservatiivid poolt. Mäletan nagu täna, kui me selle aastaid tagasi avasime selle mälestusmärgi. Siin esireas istusid meie kangelased. See küngas oli siin kõrgem. Nüüd on see küngas vajunud madalamaks. Aga need kangelased on tõusnud kõrgustesse oma kamraadi juurde ja ilmselt jälgivad. Igavene au kangelastele. Elagu Eesti! Pärg Tartu Kaitseliidu maleva poolt. Sõjalooklubi IR200. See ei ole meie jaoks kohustus. See on au. Väga lugupeetavad omavalitsuste esindajad, väga lugupeetud Soome poistele mõtlejad, kaasaelajad. Tervitan siin selle maa ja põllu omanikuna ja see servituut, mis toob siia, see on alati
kõigile igavesest ajast igavesti vaba. Aasta tagasi ma rääkisin pikemalt ja seekord ma ei teeks seda, kui ma meenutasin siinse Ansitalu noorperenaise Olga Annuki juttu, mis ta mulle rääkis sellest, kuidas ta siis tollase vist oli pühapäeva hommiku tegi kooke nendele poistele, kes siin olid. Saksa kaardiväe välilaua pealt nad neid kooke said ja poistel oli pisar silmas, neile tulid meelde nende emad, kes ka pühapäeva hommikuti neile neid kooke tegid. Siin on räägitud ajaloost küll täpsemalt, punktuaalsemalt ja nii edasi ja on ka väga palju olekseid, kuid need oleksid meid kunagi ei aita, vaid meie saatus on määratud kaugemate jõudude poolt ja suurjõudude poolt. Ütles ju 1944. aastal professor Uluots, et toimumas on 40. kokkupõrge ida ja lääne jõudude vahel meie territooriumil, meie väikse Eesti territooriumil viimase 1000 aasta jooksul. Ja nii on see olnud, küll sagedamini, küll harvemini ja teinekord ainult 30-40 aastat on olnud vahet ja kas sedagi. Nii et me peame olema valvsad ja mitte üksi valvsad selle suhtes, kuidas me droone arendame siin piiril ja nii edasi, vaid ka selle suhtes, et meid tagaselja ei ole maha müüdud. Meie aga oleme siin oma selle koha patrioodid. Kuigi see 43 hektarine põld ei ole meile andnud nii maksimumsaaki, kui me saime Aaslava vallas endises ka Kõivu külas, kus ma elan, Kõivu Andresse talus. Saime ülemöödunud aasta 11,5 tonni ja möödunud aasta 10,5 tonni teri hektarilt. Aga kõik ei ole mõõdetav hektarites ja rahas. Aga see põld tähendab sümboolselt meile väga palju. Siin on hoopis moraalne, eetiline ja kõik, mida ei olegi võimalik sõnades väljendada. Nii et alati, kui me lõpetame selle põllu koristamise, siis anname kombaini nii-öelda kapteni sillalt sümboolselt pika sireeni nende Soome poiste mälestusteks. Ma ise 32 aastat ei ole ühegi partei liige enam ja siin nagu õpetaja ütles, et need poisid enne lahingut, kui keegi ei ole muidu usklik, siis kindlasti nad palusid Jumalat ja me kõik teeme seda. Ma usun, et ka need poisid ei jõudnud olla üheski parteis enne sõda, sellepärast et kui me loeme omaaegseid valla raamatuid ja nõnda edasi, siis nende vanaisad ja isad jõudsid olla. Kuid need nii noorelt maha niideti, see on ikkagi suur ülekohus. Puhaku rahus ja ma asetan pärja Kõivu Andresse talu nimel. Tänan kõiki
siia lõppu on sobilik Soomepoiste laul ja pärast seda lähme pildile. Mäletate? Aitäh teile! Thank you.